tulemast Eesti Mänguteraapia Akadeemia podcasti. Mina olen Sirli. Mina olen Signe. Tore jälle teiega olla. Mõtlesime, mis me mõtlesime, et millest seekord rääkida ja välja mõtlesime. Mõtlesime, et räägime natuke valetamisest ja laste valetamisest. Teagi, kust otsast alustada. Signe, ma mõtlesin, ma küsin sinu käest, et mis see valetamine üldse sinu jaoks on? Mida tähendab valetamine? Kuule, ma ei tea. Või selles mõttes, et üldiselt me ju saame kõik aru, millest me räägime, kui me räägime valetamisest. Me räägime siis sellest, kui keegi ei räägi seda, mis vastab tõele. Aga milline, kui mina mõtlen valetamise peale, siis ma mõtlen selle peale, et kas iga vale on ikkagi nagu taunitav valetamine või mitte? No, sa jälle tahad küsida mu käest seda, et mis asi on vale? Kust lähevad vale piirid? Kust lähevad vale piirid, just. Et see kõik ju algab sellest, et mida me üldse peame valetamiseks. Võib-olla need vale piirid sõltuvad ka sellest, kes valetab või kellele valetatakse. Et meil on igalühel isiklikud piirid valetamisega. Et ma arvan, et ei ole olemas maailmas selliseid väga selgeid piire, et see on vale ja see on tõde, sellepärast et see on nagu see naljapilt, et kõik oleneb sellest, kust poolt joont sa seda vaatad. Ja mis sa seal näed, mida keegi näeb läbi, kas oma kultuuriprisma on ju, mis teda mõjutab. Kogemuste. Jah, et kusjuures, kui sa mainisid seda, et sõltub sellest, kes valetab ja mille kohta valetatakse, siis mul tekkis esimene seos, et aga kellele kergemini valetamine andeks antakse, kas lastele või täiskasvanutele? Kindlasti täiskasvanutele. Ma arvan ka, ma kaldun ka sinna poole. Et ma mõtlen, et tegelikult ju minu jaoks, kui me räägime valetamisest, siis algabki ju kõik sellest, et mis see vale üldse on. Kui me räägime laste valetamisest, et täpselt, et kus lähevad need piirid ja ma arvan, et selleks, et mõista laste valetamist, peakski võib-olla esmalt vaatama otsa iseendale kui täiskasvanule ja mõtlema seda, et palju me ise siis valetame. Et ma ei tea, seda on vist ise enda puhul keeruline hinnata, aga Signe, kas sa oled alati 100% täielikult nagu aus või kui nii võib öelda? On vale vastand mul jälle tekib küsimus, et mida see on ausus. Ei, selles mõttes, et ma ikkagi üritan pidevalt edastada iseenda subjektiivset tõde. Sest tegelikult tead, mis sa arvad, uuringutes on leitud, kui palju üks täiskasvanud inimene valetab päevas. Mis sa arvad, palju see on? No ma ei tea, kas teadlikult või siis nagu alateadlikult, aga ma arvan, et ikka pool jutust äkki või, kui sa niimoodi juba küsid. Ei, vot siin ongi see, et sõltubki, kuidas me seda valet defineerime. Kui on nagu siuke otsene petmine, siis mina olen väga kehv otsepetja. Kui ma väga nagu teadlikult üritan midagi valetada, siis ma oma võib-olla verbaalses keeles saan sellega hakkama, verbaalse sõnumiga. Aga minu miimika, kehahoiak ja muud siuksed loetavad vahendid annavad mu üsna kergesti välja. Nii et ma saan aru, et sa ei pea ennast väga heaks valetajaks. Ei pea. Kusjuures on leitud seda, et inimene keskmiselt valetab, täiskasvanud inimene, ütleme 2 korda päevas. Aga siin ongi küsimus, et mis see vale on. Et valet on ju erinevat sorti või ja mida me selleks valeks peame. Aga jah, et sellist teadlikku valetamist ja võib-olla need osad valed on ju sellised, et ongi, et ma võib-olla valetan selle pärast või ei räägi nagu nii täit tõtt selleks, et säästa näiteks teise inimese tundeid. Ja sellepärast, ma ei tea, ütlen sõbrannale, et mulle maitseb see kook, mille ta tegi, aga tegelikult näiteks ei maitse, et see on ka ju vale. Et tegelikult jah, et võib-olla vale definitsioon ju võib ka öelda, et valetamine on see, kui me tahtlikult ja teadlikult räägime mingisugust teist juttu eesmärgiga on ju selle teise inimese ma ei tea, arusaamist või nägemust mingis asjas muuta, et või mõjutada, et teistpidi me räägime ju nii-öelda valet juttu ka ju siis, kui me ei tea, et me valet juttu räägime. Me
meil pole võib-olla kogu infot, on ju, ja midagi teisele inimesele räägime, aga noh, seda ei saa ju valeks klassifitseerida, sest see on tehtud teadmatusest, mul lihtsalt puudus informatsioon ja noh, ma ei tea, on ju, et see on vale. nii et jah, et selline teadlikult mingisuguse valeinfo edastamine, ma arvan, et see on nagu noh, päris põnev ka mõelda, näiteks võttagi endale homne päev ja siis ise panna tähele enda juures, et kui tihti ma mingisuguseid selliseid noh, ka nii-öelda pisivalesid kasutan, et millises olukorras ma seda ütlen. no ma ei tea, vale on ju ka see, kui helistab mulle, no minu vanaisa tegi seda, ma olen alati imetlenud, et kuidas ta nagu telefonipakkujatega hakkama saab, aga helistab telefonipakkuja, kes pakub talle raamatut müügiks ja vanaisa ütleb selle peale, et aga ma olen pime. no ta ei ole pime, onju. et noh, tal tuleb nagu see varnast, noh, ta on selline suur naljamees ka, onju, et ta teeb ka selle eesmärgiga seda, aga ikkagi noh, me saame panna kirja kui ühe vale, mida me oleme onju päeva jooksul öelnud. et siit ju noh, tulebki kohe küsimus selle kohta, et kui palju me siis täiskasvanutena seda teeme, kui palju seal me ja mida me tolereerime ja kui palju ja mida me siis laste puhul noh, nagu tolereerime ja õigeks peame, onju. et ja kust lähevad need piirid, et millal see valetamine muutub selliseks, noh, millega peab nagu, ma ei tea, tõsiselt tegelema või kui nii võib öelda. Sest on ju ka selliseid olukordi, kus inimene ongi selline noh, patoloogiline valetaja, onju. et jah, aga laste puhul noh, me ju, kui me mõtleme laste valetamise peale, siis kui vanalt lapsed umbes hakkavad valetama? Kuskil, noh, see sõltub nende, see on nagu loomulik arengu osa. Ja see areneb koos nende kujutlusvõime arenguga. Nad tahavad testida maailma, mis selles peab paika, mis ei pea paika. Tahavad oma teooriat testida. Oma teooriat testida, pluss tegelikult ka see tuleneb noh, nende nagu sellisest ühtepidi sotsiaalsest arengust, aga ka kognitiivsest võimekusest, selle arengust. Sellest, kui palju nad suudavad ja kui palju nende aju suudab hakata mõistma seda, mida teine inimene kogeb. Sest et selleks, et valetada, peab ju aru saama sellest, et kuidas teine inimene, kellele ma valet räägin, mis toimub tema maailmas, tema mõtetes, tema arusaamistes, on ju. Ja ma pean aru saama sellest, et see, kui ma räägin valet, noh, ma saan nagu teise inimese seda mõtlemist ja arusaamist muuta. Mis tähendab, et mul peab olema välja arenenud see noh, arusaamine, eks ole, siis sellest teisest inimesest ja temast toimuvast. Nii et jah, kuskil 3-aastaselt laias laastus peaks see olema nii. Et sealt need tulema hakkavad. Ja millised esimesed valed on? Sa mõtled, et kas ma tean, mis on lastel esimesed valed? Yeah. No ma arvan, et 3-aastane kindlasti veel sihipäraselt niimoodi nagu see, noh, et seda võimekust tal ei ole. Ja et ta nagu manipuleerimise eesmärgi valetab, et pigem 3-aastasel läheb ikkagi sassi reaalsus ja see fantaasia ja lõpuks ta ei saagi enam sotti, mis seal maailmas oli siis päriselt ja mis on see, mis ta on ise sinna juurde mõelnud, et nad peavad olema, need 3-aastaste valed ikka peaks olema seotud natuke sellega, mis on toimunud ja kuidas tema seda asja siis on tajunud, mis on toimunud, et need on sellised, ma isegi ütleks, et need on valged valed, aga sellised fantaasiaga segunenud jutud või lookesed. Jah, või mingid asjad, mida ta on ju noh, tahaks, et juhtuks, aga tegelikult noh, võib-olla seda ei ole. Ma nii väga tahan näha seda sama rebast seal metsa all, mida teised nägid ja siis ma ütlen, et mina nägin ka noh, midagi sellist. Jah. Aga et esimesed valed, mis väikestel lastel tekivad, on peamiselt seotud pärast seda, pärast neid valesid nii-öelda, mida ei saagi võib-olla nagu valetamiseks, eks ole, pidada. Et see on pigem võib-olla mingi soov mõtlemine, aga on seotud enda nii-öelda nagu, ma ei tea, enda naha päästmisega endaga seoses. Et on tehtud mingisugune selline tegu,
mille kohta võib-olla teatakse, et seda, ma ei tea, vanemad või õpetajad või keegi heaks ei kiida ja siis üritatakse seda varjata. Et need on reeglina väikestel lastel esimesed. Kas sa sõid šokolaadi? Ei, mina pole söönud, endal on suur šokolaadi. Noh, võt sellised valed. Aga need on ju ka, nad ei, noh, see väike laps ei suuda veel konstrueerida seda valet nii, et ta suudaks mõelda läbi kõik, eks ole, aspektid selle valega, et see valega, noh, kuidas öelda, et see vale nagu pädeks et teised uskuma jääks, sest et see tuleb lihtsalt soovist ennast kaitsta ja tema ei suuda välja mõelda seda, et võt nüüd ma ütlen, et ei, aga teine näeb, et mul on suur šokolaadine, on ju, või et sealt kausist on kadunud, on ju, need kommid, et selle järgi saadakse aru, et ma pole seda söönud, et võt selle jaoks veel nii väikese lapse aju ei ole võimeline. Aga mida vanemaks laps saab, seda paremaks lähevad ka valed. Jah. Ma lihtsalt liikusin korraks mõttes enda laste peale ja mõtlesin, et kuidas nad siis on nagu muutunud või, aga ma pean nagu tõdema, lapsed nagu väga ei valeta. Et mul puudub nagu selline isiklik suur valekogemus, et ma kahtlustan, et äkki ma olen edasi andnud neile oma kohutava valetamisoskuse, siis puuduliku valetamisoskuse. Aga tead, mis on huvitav, kuulates sind selle juures. Muidugi sa just mulle rääkisid lugu, kus te mängisite mängu perega. Jah, kus tuleb petta. Ja ma sain aru, et vähemalt üks su lastest oli selles ikkagi väga osav. Ja, mängus küll. Ja, mängus oli ta väga osav. Jah. Aga tead, mis on huvitav? Minu jaoks lihtsalt siin taustal mõelda jälle, et teatud nagu uuringute põhjal on leitud, et me tegelikult ei ole väga head valede kindlaks tegijad. On küll on ju kehakeel ja igasugused märgid ja nii edasi on ju, mille kaudu me võib-olla ongi nii, et nagu sa ütled enda kohta, et sa ei ole hea valetaja, on ju, äkki tõesti keegi, kes on nagu hea kehakeele lugeja, suudab sealt nagu selle välja peilida. Jälle võib-olla sõltub, mis vale sa ütled, on ju. Et ma ei tea, võib-olla kui sa ütled, et kook oli hea ja tegelikult ei olnud, äkki selle valega sa vahele ei jää. Aga mingi suuremaga jääd, mis sa arvad? Ma ei tea, ma arvan, et mingi, nagu mul üks laps ütleb mulle, et sul on tehniline rike. Et võib-olla ma olen, mul tekib selline hetk enne valetamist, kus mu aju otsib õiget vastust. Ja võib-olla see vaikuse hetk seal ees juba annab mu välja. See tähendab seda, et võt ongi, mida valetamine vajab. Tegelikult valetamine on ju, ütleme ajule või meile üldse inimesena, ütleme päris energiat nõudev ja raske ülesanne. Ja see on huvitav tegelikult, et me oleme nagu, kuidas öelda, me oleme tegelikult programmeeritud rääkima tõtt ja uskuma, et teised räägivad tõtt pigem. Et see on meile nagu loomuomane. Ja tegelikult selleks ju, et üks vale välja mõelda ja tegelikult sellest valest kinni hoida, siis sa peadki ju mõtlema välja kõigepealt selle, mis see vale on, siis sa pead ju kontrollima oma emotsioone, sa pead kontrollima, ma ei tea, oma kehakeelt, nii palju, kui sa suudad seda teha, ja oskad seda teha. Sa pead suutma välja mõelda vastused mingisugustele võib-olla küsimustele jooksu pealt ja koheselt. Et see oli, mulle lihtsalt nii väga see uuring meeldib. Minu arust see on väga lõbus. Et kus olid erinevas vanuses lapsed võeti ja vaadati seda, et kui palju nad ja kui kergelt nad neid selliseid, kuidas öelda, nagu viisakusvalesid ütlevad. Ja ma ei tea, mis ülesanne neile seal anti, mida nad peavad tegema ja seal oli üks selline kingituste kott, kus olid sees siis igasugused ka sellised väga ahvatlevad mingid mänguasjad. Ja pärast, kui nad olid ülesande ära tehtud, siis võeti sealt sellest samast kotist või korvist, kus need kingitused olid, ka neile kingitus, mis oli ära siis pakitud. Ja siis see uurija andis neile selle kingituse ja siis ta lahkus sealt ruumist, lapsed tegid lahti selle kingituse, siis ta tuli ruumi tagasi ja küsis, kas lastele see kingitus meeldib, aga lastele anti kingituseks seep. Et nemad ei saanud mänguasja, nemad said seebi ja mitte mingi sellise lõhnava ilusa seebi, vaid nad said mingi desinfitseeriva seebi.
ja siis vaadati, et noh, et mis vanuses ja kui vanad lapsed noh, suudavad ja noh, nagu neid selliseid viisakusvalesid siis ütlevad. Ja muidugi noh, mida vanemad lapsed, seda rohkem nad seda teevad, et mida väiksem laps, seda ausalt on. Et aga see, kuidas lapsed tulid välja ka põhjustega, sest üks asi oli see, et kas sulle meeldib ja siis küsiti, miks sulle meeldib. Ja lapsed, noh, kes ütles siis, et lõhn on hea, onju, aga üks laps noh, teatas, et neil on perel väga seda seepi vaja, sest nende isa noh, väga haiseb kogu aeg. Et noh, mõtle, sa pead suutma nagu need lapsed koheselt ka mingisuguse põhjuse ju välja mõelda, onju. Et sul peab kogu see lugu nagu tervik olema. Ja sa pead seda hoidma, et kui näiteks, ma ei tea, 3 päeva pärast keegi küsib, onju, noh, et siis sa teaksid ka sellest valest lähtuvalt ju vastata ja et kuskilt ei imbuks info välja, et sa oled seda valet. Aga siin tulebki vist defineerimise vahe, et viisakus ei ole minu jaoks valetamine. Vot see viisakus ja see on kultuuriti ju ka erinev. Ja see on ju see, mida me tegelikult ju põhimõtteliselt täiskasvanutega lastele õpetame ju. Tegelikult me ju õpetame. Ja ma ei kujuta ette, kas sa tahaksid elada 100%? Muidugi siin on see küsimus ka, et kuidas me defineerime aususe. Jah, see on, me oleme väga suure ampsu endale siin võtnud, et mu peast kihutab läbi kogu aeg väga suur hulk mõtteid, et ma mõtlengi seda, et näiteks mänguteraapias ju me rõhume kogu aeg sellele, et siin sa võid öelda seda, mis sa ise tahad, kuidas sa ise tunned. Sa võid arvata asjadest täpselt nii ja seda ka välja öelda, nagu sa parasjagu vajad. Et me just mänguteraapias rõhutame nagu vastupidi täpselt sellele, mida meil on nagu kultuuriliselt ja sotsiaalselt õpetatud. Me justkui treenime lapsi selles keskkonnas ümber, aga mis on huvitav, et seda vahest tekitab lapsevanemates hirmu. Et äkki see käitumine imbub välja sellest mänguteraapia toast. Et mida meie siin Sirliga võime kahekesi kinnitada, et ta ei imbu tegelikult. Ja tegelikult on ju niimoodi, et juba põhimõtteliselt ju 2-aastane laps saab aru, ta saab aru on ju nii teesklusest kui sellest, mis on päris, mis ei ole päris tegelikult. Mitte igas olukorras. Aga ja teine asi, lapsed ju saavad aru sellest, et erinevates keskkondades, erinevates olukordades on erinevad reeglid põhimõtteliselt, on ju. Lasteaiaruumis on üks asi keelatud, mis vanema juures ei ole keelatud, või kodus ei ole keelatud ja jälle mõned asjad on võib-olla on ju vastupidi, et lapsed õpivad kohanema, me ise ka õpime kohanema, lähme mingisugusesse uude keskkonda, uude situatsiooni, siis meil läheb tükk aega enne, on ju, kui me õpime selgeks selle, mis seal on niimoodi, ma ei tea, lubatud ja aktsepteeritud ja mis mitte, kohtame võõrast inimest, me kõigepealt proovime jätta endast väga sellise teatud mulje, on ju, ja vaatame ja kontrollime, et mis selle inimese puhul, millist nalja on okei teha ja millist ei ole, on ju, näiteks, on ju, et see on ju ka loomulik. Ja iga, ma ei tea, kultuurikeskkond ju loob omad sellised, ma ei tea, eeldused või isegi reeglistiku selle jaoks, on ju, mis on aktsepteeritud ja mis ei ole. Meil eesti keeles vist sa mainisid seda valget valet, kas meil on ka selline termin, ma tean, et inglise keeles on ülevõetud, jaa, see on pigem nagu ülevõetud, mõtlen, mis on eesti keeles selline pisivale? Pisivale, no ei, vist ei ole, võib-olla äkki ei olegi, pruugigi olla päris siukest oma sõna. Mul praegu ei tule, kui keegi teab, siis ta võib meile sellest teada anda. Me saame ka targemaks, et mul tuleb kohe nagu pisivale, aga jah, et jah, ja siis ongi niimoodi, et ongi, et siit ju tuleb see küsimus, et milliseid valesid ja võib-olla see küsimus, et aga kuidas ma siis lapsele õpetan seda, mis on okei ja mis ei ole okei, on ju. Et ma mõtlen just valetamisega seoses. Et mina arvan, et ega igat valet, esiteks me ei saa teadagi kõiki asju, on ju. Väiksemad lapsed, need ei oska nii hästi valetada. Aga teismelised valetavad jällegi isegi rohkem kui täiskasvanud, rohkem kui väikelapsed. Ja see on ka loomulik. Teismeline on ju juba see, kes, võt ongi, see on võib-olla üks osa iseseisvumisest, on ju, seal tekib juba see
minu privaatmaailm on ju, ma ei taha, et vanemad kõigest teaksid, võib-olla ma ei räägi ka kõigest, mis ma arvan, et vanemad on ju, mida vanemad hukka mõistavad. võib-olla ei räägi, kellega käin, kus käin, mida teen, on ju, kõiki asju. Eraldumise ja vastandumise vajadus. Siis ma vaatan küll oma nagu teismelise pealt, et ongi mingid kohad, nii ma küsin, kellega sa lähed? On sul vaja teada, kellega ma lähen. Siis proovi selgeks teha, no tegelikult nagu natuke on, kui peaks midagi juhtuma, siis ma peaks teadma nagu, kust sind otsida või mida teha, on ju, et ja samamoodi on ju, ma mõtlen praegu tänapäeva maailm võimaldab rohkem laste kohta infot omada selle kohta, kus nad käivad ja mis nad teevad. Ma mõtlen just see, et on ju mingid telefonides need mingid positsioneerimise on ju võimalused ja nii edasi. Kui mina noor olin, siis ei olnud seda. Minu nooruse ajal praegu mulle jooksevad sotsiaalmeedias aeg-ajalt ette need naljad, kus minu vanused kirjutavad, et vanemad teadsid, et ma olen sõbranna juures on ju pidžaama peal, meil Eestis neid nii nimetatud, et tegelikult ma surin naaber põllu peal alkoholimürgitusse, et see oli nagu, oli reaalsus, on ju. Et ma ei tea, kui palju seda tänapäeval on, aga eks need noored ju tahavad mingid asjad samamoodi järgi proovida ja lähevad nad siis vanematele ütlema, et kuule, ma täna proovisin suitsu teha sõbraga kuskil nurga taga. Võib-olla mõned lähevad. Aga samas mulle tundub, et see on ka loomulik, on ju, kui nad seda ei tee. Ja see, kui nad seda ei tee, ütleme, et siin, ma mõtlen vanemana minu jaoks siin on see küsimus, et näiteks kui minu laps oleks minuga nendes aspektides täiesti aus. Ühelt poolt, kui ma olen ise läbinud raju teismelise põlve, siis ma tean, mis need asjad on. Siis on see, võib-olla ma tahan neid kaitsta selle eest, mida ma ise olen kogenud. Aga siis tekib ju see küsimus, et kas ma suudan nagu, või kuidas ma reageerin sellele näiteks, kui ta on minuga aus. Sellest reageeringust ju sõltub ka see, kas ta minuga on edaspidi näiteks aus. Kui ta neid asju teeb, sest ega ta tegemata ei jäta. Ega need asjad ei jää ju proovimata tegelikult, kui tahetakse proovida. Et jah, aga samas teismelise ja nii-öelda tõusnud valetamise määr pidi 18. eluaasta paiku vaikselt hakkama jälle langema ja siis ta on nii nagu ka teistel täiskasvanud. Nii et jah, igal eal omad nagu sellised head ja vead. Jah, aga mänguteraapias, ma mõtlen, et näiteks, et valetamine, aga millal valetamine probleemiks saab? Sa mõtled mänguteraapia? Nüüd ma vist ajasin segi need kaks asja, ma mõtlesin jooksuga niimoodi, mõtted käisid järjest ühe teema juures teise juurde. Ma mõtlen tegelikult pigem nagu seda, et üldse, et millal nagu peaks tegelema ja mida peaks tegema. Kas meil selles osas on mingeid mõtteid? Kas sa mõtled mänguteraapias või? Üldiselt. Ma mõtlen, et minu juurde pole praegu veel tulnud ühtegi täitsa niimoodi sellise probleemiga, et ta valetab, et kuidas saaks seda probleemi lahendada. Et mulle tundub, et see on nagu veidi selline teema, mis jääb võib-olla mänguteraapia haardest välja. Et see nõuaks pigem tervet peresüsteemi kaasamist või vaatamist. Et seal ainult lapsega tegelemine võib-olla jääb natukene õhukeseks või kitsaks. Et mul on seda küll ette tulnud, et mänguteraapia toas lapsed mitte otseselt ei valeta. Seda mul ei olegi olnud, et keegi oleks mul otseselt, vähemalt ma ju ei tea, et ta oleks valetanud. Aga see, et laps ei ütle võib-olla kõike päris ausalt välja või ta ütleb mulle midagi muud, kui ta pärast läheb, ütleb näiteks lapsevanemale. Et ma ise ei pea neid asju valetamiseks, ega ma lihtsalt enne sinu juttu kuulates mõtlesin, et kui palju me üldse nagu kas siis viisakusest petame või mingitel muudel eesmärkidel petame. Et mulle tundub, et see, mis võib-olla vahepeal tuleb mänguteraapia toas ette, on see enda piiride kaitsmine ja enesekaitseks, kui me tunneme hirmu näiteks mingite asjade eest, ma ei tea, ei ole veel päris kindel, kuidas sellele või teisele asjale reageeritakse. Ja kontrollid, me ju loome selle turvalise keskkonna, kus võiks olla iga
noh, mõte ja arvamus aktsepteeritud, on ju, aga loomulik on ju see, et täpselt see, et ma enne kontrollin üle, kas sina mänguterapeudina ikka oled nii turvaline, on ju. Ja kui ma tajun, et ei, siis ma tõmbungi tagasi. Ja see ei pruugigi olla, et laps ei pruugi, see võib olla teinekord ka niimoodi, et see nagu pingpongi mäng seal, et laps algul ei tunne mind üldse. Siis ta võib-olla nii-öelda valetab oma reaktsioonidega või valetab oma käitumisega, kui me saame seda valetamiseks nimetada. Ja ta iga kord annab võib-olla natukene rohkem järgi sellele ja kuni lõpuks me saame kätte selle, et ahaa, nüüd ta teeb nii, mulle tundub, et nüüd oleme jõudnud selleni, kus ta ei pea ennast enam varjama või ei pea mulle ütlema võib-olla neid asju, mida ta arvab, et mina kuulda tahan. Et see on ka nagu sihuke mänguteraapias, siis mäng mängus, et kuidas meie see omavaheline suhe areneb seal niimoodi omavahel mängides ja kuidas tema avab kogu aeg selle näilise karakteri tagant iseennast mulle kui terapeudile. Ja see ongi ju täpselt seesama mäng tegelikult, mida me teeme täiskasvanutena uue inimesega kohtudes uues situatsioonis. Täpselt samamoodi ju tegelikult. Ja see on loomulik. Täiesti loomulik. Ma arvan, et see on enesekaitseks, iseenda hoidmiseks. Oma mina kaitseb sellised on ju enda haavatavuse ju kaitsmiseks, kes me tahame ennast kohe teha on ju 100% kõigile nähtavaks ja haavatavaks. Jah, et nii ta on. Aga jah, see, et ma mõtlen nagu selle valetamise peale, et mina olen kokku puutunud, ütleme varastamise teemaga on ju, mis põhimõtteliselt ju võib ka olla, me võime teda sinna valetamise alla klassifitseerida. Et aga ka sellise ühe juhtumiga, kus nagu oli tegemist ka sellise pideva varastamisega, aga ka sellise patoloogilise valetamisega. Et tegelikult on niimoodi, et ega me ei saa ju, muidugi targemad minust, kes panevad diagnoose, saavad siin öelda, kas ma räägin väga nagu valet juttu või mitte. Aga et ega väga väikesele lapsele me ei saagi ju, või kergelt ei pandagi mingisuguseid näiteks isiksuse diagnoose. Et aga tegelikult selline patoloogiline valetamine võib viidata teatud isiksushäiretele. Ja võib-olla kui mingis vanuses lapsepõlves sellised asjad ilmnevad, siis et patoloogilised valetamised on ju, et siis võt seal ongi, ma olen aru saanud, et vahe on ka selles, et ongi, et need, kuidas öelda, tavalised valetajad, kui niimoodi võib öelda. Et siis me valetame mingisuguseid selliseid pisikesi asju, on ju, et võib-olla selliseid valesid räägime selleks, et säästa teise inimese tundeid või siis kaitsta iseennast mingisugustes olukordades, on ju. Et nad on sellised väiksemat tüüpi valed, aga nendel patoloogilistel valetajatel võivad need olla sellised nagu suured valed ja neid on rohkem kui teistel. Et kui lapsel midagi sellist ilmneb, et siis ma arvan ka, et see on see koht, millega tuleb tegeleda ja nagu ikka mänguteraapia ei ole ju mingisuguste selliste, kuidas öelda, häirete või potentsiaalsete nagu diagnoositavate häirete ravi on ju või ainus ravi. Et seal on vaja teisi spetsialiste kõrvale, et võib-olla midagi annab ennetada või täpselt nagu sa ütlesid, peresüsteem või võib-olla on vaja sotsiaalvaldkonna sekkumist selles mõttes, et näiteks üks juhtum, mis mul kohe pähe tõi, see oli üks väike poiss ja see nagu tema sotsiaalne taust, nii-öelda peretaust ja kõik oli tegelikult väga-väga, kui nii võib öelda, väga kehv, majanduslikult on ju ja igasugustes muudes sellistes valdkondades samamoodi. Et ja tegelikult on ka leitud seda, et nagu kasvatusmeetodid ka võivad soodustada laste valetamist. Just selles mõttes, et kui lapsed kasvavad sellises väga autoritaarses ja karistavas on ju keskkonnas, kusjuures see ei puuduta ainult ütleme kodukeskkonda, aga näiteks ka kui koolis on sellised väga nagu autoritaarsed ja karistamisele orienteerutud motiveerimise meetodid, et siis lapsed nii-öelda nagu enesekaitseks, ühtepidi juba tulevad need valed selleks, et vältida karistust ja teine asi, nad muutuvad selles valetamises niivõrd osavaks,
sest et noh, seda peab ju pidevalt ka tegema, on ju, et kuidagigi noh, nii-öelda ellu jääda ja seda karistust ennetada või vältida, et noh, see iseenesest nagu ka soodustab seda, ehk seal ongi ju ka see, et täpselt, et kui mu laps mulle valetab, siis noh, kindlasti on üks koht, kus vaadata ka endale otsa, et mis see on, mida ta kardab, on ju, noh, mis on see põhjus selleks valetamiseks, et kas ta kardab tagajärgi iseendale, mis sellest tuleb, noh, et siis juba ju me saame, noh, sellest räägiks, et ega ka ju, noh, ma mõtlen, et kui me tahame nagu kasvatada sellist ilmakodanikku, kes valetaks nii nagu keskmised inimesed valetavad, ma ei taha öelda, kes kunagi ei valetaks, sest et see on ju ebarealistlik, see on lihtsalt ebarealistlik ja oodata ka lastelt, et nad seda ei teeks. Et siis noh, ma arvan, et see ehedus ja ausus ja noh, töö iseendaga, et kui mingi selline noh, situatsioon ilmneb, et kuidas ma sellele reageerin, on ju, et noh, kas ma seeläbi soodustan seda, et ta järgmine kord lihtsalt leiab mingisuguse parema vale, on ju, selleks, et vältida seda minu reaktsiooni või näiteks me saame sellest rääkida, saame ka võib-olla arutada, rääkida selleks, mille jaoks üldse on ausust vaja ja millistes olukordades, kui palju on ju, et võib-olla mulle tundub, et seal on ka nagu üks selline jah, ma ei tea, võti või kui nii võib öelda. Või mis sa arvad? No kindlasti see, et rääkida keerulist tõde, siis peabki olema turvaline keskkond, et seda rääkida. Ja olukord, kus laps ei peaks hakkama muretsema vanema emotsioonide ja tunnete pärast. Et see võib olla lapsele väga koormav, kui ta lisaks iseenda häbile, võib-olla süütundele, haiget saamisele peab hakkama muretsema ka lapsevanema võimaliku häbi, haiget saamise ja süütunde pärast. Ja nüüd sinu see mõte viis mind mõttele, millega mulle tundub, et mänguteraapias päris palju kokku puutume. On see, kui vanemad noh, nii-öelda nagu üks asi on see, kui laps õpib läbi meie, on ju, ja õpib läbi selles sotsiaalses keskkonnas, kus ta elab, on ju, noh, seda, mis on norm, on ju, mis mitte, millal neid selliseid viisakusvalesid on ju öelda, millal mitte. Et aga teatud puhul ka vanemad ju noh, ise panevad lapse sinna olukorda, kus nad soovivad, et laps valetaks. Või siis nad soodustavad seda, et laps valetaks. Ma mõtlen just seda, kui on näiteks 2 vanemat, kes on omavahel tülis, laps on seal nende tüli vahel, võib-olla mingisuguste hooldus on ju, või noh, selles osas noh, vanemate vahel, et kohtus on otsustamisel näiteks, kellele jääb siis hooldusõigus lapse pärast. Vanemad omavahel läbi ei saa ja siis võib olla ju see, et noh, ühele lapsele öeldakse näiteks ära sa seda teisele vanemale. No see ei pruugi ainult nendes olukordades olla, see võib ka olla täiesti nagu mitte sellises nii äärmuslikus olukorras olevas peres ju ette tulla. Ja siis see laps peab ju seal 2 vanema vahel laveerima. Mida ma võin öelda, mida ma ei või, millal. Et sellega me paneme lapsele väga-väga suure emotsionaalse koormuse. Et ma ütleks, et see on üks asi, mida mitte teha, kui vähegi on võimalik sellest seda ennetada. Ja tea, ma mäletan, mulle meenus ise lapsepõlv. Kui ma mäletan seda, ma ei tea, kui vana ma olin, aga ma mäletan seda, et kui ma kuulsin pealt, kuidas minu vanavanemad, ma olin nende juures ja nad rääkisid minu vanematest. Ja noh, omavahel nagu rääkisid taga. Ja mina mäletan seda, et noh, ma ei tea, mängisin, mis ma seal tegin, on ju, ma registreerisin ära, mis nad räägivad, aga ma teadsin enda sees, et see on jutt, mida ma ei tohi mitte kunagi edasi rääkida. Keegi ei öelnud mulle, nad ei eeldanudki vist, et ma nagu kuulan. Aga ma mäletan seda väga selgelt. Et noh, ma pidin ikkagi olema laps, on ju, noh, tõenäoliselt enam mitte nagu selline teismeline, et ma mäletan sellist lugu, et see tuli nagu meelde. Noh, kas see on nüüd valetamine?
ja kas varjamine on valetamine? Kaitsmine, vaata see on see, et see on ju mitte rääkimine sellepärast, et ma tean, mida see tähendab ja mida see tekitab siis nende omavahelises suhtes on ju, kui mina räägin ja ma teadsin, et see ei ole mõeldud nende kõrvadele. Et jah, et ma sellist seika nagu selgelt mäletan. Ja no muidugi, vanemad ei tea siiamaani teatud asju, mis teismelisena tehtud said, et see ei ole üldse küsimuski. Et ma arvan, et neile kõigile on mingil määral selline valede rääkimine ikkagi tuttav. Aga ma mõtlen mänguteraapias veel, kas on meil veel midagi, mis selle nagu valetamise teemaga niimoodi vajaks rääkimist või mis meelde tuleb? No ma mõtlen kindlasti mänguterapeut ise ei tohiks valetada. No see on meil juba baas, meil on mänguterapeut lähtub ju teatud baasväärtustest ja aga samas ma arvan, et päris töös, mis ei ole teooria, tulebki ette olukordi, kus terapeut võibki jääda kimbatusse. Et meil ongi see reegel, et me ei tohi avalikustada mingisugust infot näiteks teiste laste kohta. Et võibki tekkida olukord, kus mõni laps küsib väga spetsiifilisi küsimusi ja ainus asi, mis pähe tuleb, ongi vale. Mitte see õige tagasipeegeldus või see õige vastus, mida me oleme teoorias õppinud ja siis me võimegi teinekord appi võtta sellise hädavale. Et mulle tundub, nii palju, kui ma olen ise neid olukordi kõrvalt näinud, ütleme siis nii mingitel hetkedel, kui on võimalus olnud, et tegelikult lapsed hammustavad need valed läbi, mida teraapiaruumis terapeut teinekord hädapärast kasutab. No ja vaata, sellepärast me muudkui tagume ja õpetame ja ütleme, kuidas vastata, mida või just sellepärast, et ei satuks sinna. Tegelikult on ju valega nii, et sa jääd sinna nagu võrku, sest siis tuleb järgmine küsimus ja sa pead jälle suutma vastuse anda, et sellepärast ei ole naljaasi see mänguterapeut olemine ja terapeudiks sama oluline, mida me ütlemata jätame, on see, mida me ütleme, kuidas me ütleme ja et see ikkagi vastaks nendele eetilistele normidele, mida me ise tahame siis nagu edasi kanda. Et samamoodi nagu me õpetame ju lapsi, mida ei õpeta, aga et see sõnum on lastele, et kuigi meie ei räägi, mis siin toimub, et nemad ei pea selle kohta valetama ega seda varjama. Et nendel on sellest siin toas toimuvast vabadus rääkida tõtt või valet. Aga et meie ei anna neile seda kohustust. Varjata midagi saladuses hoida. Et ega need ju varjamised ja saladuses hoidmised ei ole ka lihtsad asjad, mida teha. Et jah. Aga ma mõtlen, et kui meil on juba nii palju siin mõtisklenud ja rääkinud, et peaks nagu selle teema kokku tõmbama, et mina mõtlen, et mis see üldine mõte võiks siis olla. No minu jaoks on see üldine mõte see, et valetamine on normaalne inimeseks olemise osa. Aga samas ma arvan, et me peaksime võib-olla usaldama seda, et me ei ole loodud valetama selles mõttes, et me ikkagi nagu oleme loodud rääkima tõtt, sest mõelge, kui sul on kaks valet või pisivalet päevas keskmiselt, mida me teeme, siis ülejäänud osa ju päevast, me räägime tõtt ja me ju lähme suhtleme, me eeldame ka, et teised seda teevad ja sellel ju meie see maailm püsibki. Ja vahel tulevad ehmatused lihtsalt, kui me avastame, et see meie võib-olla nagu see, et me oleme eeldanud seda ausust on ju ei päde. Aga teisel hetkel jälle see maailm suudab võib-olla selle uskumuse sellesse taastada. Aga jah, ma arvan, et mõelda enda peale on ju kindlasti laste valetamise puhul, et kui palju me seda teeme ja võib-olla mitte igat lapse sellist nii-öelda valet või mitte tõtt rääkimist või millegi rääkimata jätmist, et mitte võtta alati seda sellise, kuidas öelda, nagu äärmusliku katastroofina või? Et mõelda, et mis see põhjus võib olla. Jah, laste puhul võib olla põhjus ka see, et nad tõesti ei mäletagi, mis päriselt oli ja siis nad loovad endale narratiivi, mis tundub neile endale usutav. Et olenevalt lapse vanusest võib see vale olla täiesti mittetahtlik või laps on konstrueerinud mingisuguse loo, mis talle tundub, et võib-olla see oli õige, võib-olla see võiks emmele või issile meeldida.
et Ja ta see räägib- vale ei pruugi olla päriselt vale . ja ta räägib , võib-olla ütleb sulle sellepärast seda , noh , oled sa näiteks õpetaja või kes iganes , on ju , sellepärast , et ta arvab , et see on see , mida sa kuulda tahad . või ta üritab vältida karistust , sinu reaktsiooni . jah , et kui kuidagi muud moodi ei oska sellel hetkel sellele kuuldule reageerida , siis proovi see lihtsalt ümber sõnastada ja tagasi anda . ja miks mitte , võib ka küsida , et kas see oli seepärast , et sa kartsid , kuidas ma sellele reageerin , sa kartsid pahandada saada , kas on nii ? Jah, mis ta sulle ütleb ? ma ütleks , et sellel juhul , kui sa oled kindel , et laps on seda teadlikult teinud , seda valetamist , jah. et võib-olla teinekord laps ise ei saagi aru , ja et tal on täpselt see , lugu vussi läinud . ja teine asi vot ongi see , et ta räägib ka ju midagi , mida ta teab , kuskilt kuulnud on ju , aga sellisel juhul me ei pea seda ka ju valeks . et jälle see vale definitsioon on siin see . olge uudishimulikud , jaa , uudishimulikud ja samas empaatilised . empaatilised , jah . ja oi , see maailm on huvitav ja suhtlemismaailm on huvitav ja laste mõttemaailm on huvitav , nii et lihtsalt läheneme läbi selle uudishimu ja koos kasvamine on põnev . aga tõmbame siis otsad kokku , et nii palju saime täna siis valetamise teemal siin mõtteid vahetatud . mine tea , äkki räägime kunagi veel samal teemal , aga järgmistel kordadel juba uued teemad , nii et püsige lainel ja meie ikka leiame teemasid , mida teieni tuua . aitäh kuulamast . ja kohtumiseni .